tead, mõtlesin, et täna võiks selle asemel, et Futurum mängib mingit mängu, võiks olla, et Futurum mängib mingi asjaga mingit mängu. Mingi hästi prooga. Mingid hästi prood mängu, mingi hästi pro mängu asjaga ja õnneks meil on sõbrad Maru VR-ist, kes tõid korraks meile laenuks Vive Pro, et me saaks proovida seda prood ja mõelda, kas me tahame seda siia Futurumi ka ja mis on selle head ja vead. Nii et ja kas midagi paneme pähe? Need kõrvaklapid, kuula seda professionaalset klõpsu. Ühesõnaga Futurumi kontekstis siis nädala aja pärast seda klõpsu enam ei ole, see lihtsalt logiseb. Aga mis sa tahad teha on see, et sa võtad, keerad player size'i natukene suuremaks, seejärel sa teed areena suureks, sest muidu on igav. Damage scale on keeran põhja, enemy speed, me tahame kiireid vastaseid, sest aeglased vastased ei ole mõistlikud. Ja nüüd ma arvan, me saame mängida minu lemmikmängu, mille nimi on golf kääbustega. Sealt tuleb üks väga pahane poiss ja siis, et asi oleks veel toredam, siis ja nagu näha, see on asi, mida ainult prood teha saavad, sest tavalise Vive'i peal sa ei näeks nii väikseid mehi. Tõesti, seda peaks marketing materjalis kasutama, et ainus tõeline käemuste tekstide kogemus. Aga tegelikult tõsine nüüd olla korraks, siis need kõrvaklapid on suht sama. Nad lihtsalt, vaatasin 100% rohkem nahka lihtsalt, sest kõikide pro asjad on palju nahka. Siin on kurikuulus linkbox, mille sisse läheb. See linkbox on siuke, mille sisse läheb üks väga eriline kaabel ja see on siuke kaabel, mida eraldi osta ei saa. Et kui teie Vive Pro läheb puru, siis ta läheb remonti. Rumeenia metsadesse. Ma just võtan klassikalise mingisuguse story'id soojaks saada. Nii, kas see on Pro või ei ole? Pro kiiver. Ei saa aru täpselt. Vaatame. Juhtme järgi saab aru, ei saa. Müts pähe sulle. Haamri challenge. Osa 2. Mis mulle Vive Pro juures meeldib, on see, et ta põhimõtteliselt lubab suuremat mänguala. Mul lasti kuuli käest ära. Aga ta tegelikult lubab seda suuremat mänguala ainult siis, kui sul on juhtmeta adapter, mida kellelgi veel ei ole, mis tuleb septembri lõpus ja mida kindlasti meie ka proovime. Nii, ma sain kuuli. Ta surub mulle näkku palju kõvemini kui vanem versioon. See on tasakaalustatud surumine, vaata, ta surub tagant ka. No ma ei tea, ma olen vist suure laubaline, mul on nagu siit eest on täiega nagu vaatab valus juba. Ma lihtsalt näen ainult seda, kui kandilised need nagu servad on tegelikult. Ma ütleks, et see häirib neid rohkem, kui see häiris enne. Ma pean lihtsalt ilusama mängu võtma, järgmises võtan mingi ilusama mängu. Mõlemad põlved läksid. Kas on parem sihtida? Üks asi, mida räägitakse, on see, et nüüd saab nagu püssitorust alla sihtida nagu päriselus, sest nii hästi on näha kõik need sihikud. Kas see vastab tõele? No, tõtt-öelda ei oska tõesti öelda, ei ole nii suur vahe. Kuidas küll? Probleem on ilmselt selles, et see süsteem võimaldab hästi suurt mänguala, aga meil nagu ei ole võimalik kuidagi väga panna seda mänguala siia. Et siin on, praegu me venitasime välja siukse 3,5 x 3,5 ala, kus on tore tassata ringi, aga see on ka suht maksimum. Ma tunnen, nagu ma tõesti käiks TFPS alla. Küll aga, kui meil hakkab tekkima plaan, et tahaks teha siukest suurema ala peal ringi kolamise kogemus, siis on need Vive Prod nagu suht asendamatud. Mõtle 10 x 10 meetrit.
ma mõtlen vähemalt 10x10, mis on siis umbes nagu, sa mõtlen, see on siin mingisugune 3,5, 3,5, see peaks olema siis peaaegu on terve kulu. noh, põhimõtteliselt. Advanced options. ei, mul ei ole mängi ees. MSA korda miljon. Kas ma... Tegelikult see on nagu, kui ma tugevalt pähe tõmban, siis seda natuke pitsitab. Aga võib-olla ma pean kuklasse rakendama seda, jah. Panin selle mõtte pähe nüüd. Üks äge asi, mis on selle Proga on see, et kui Karl nüüd vaatab otse ette, siis ma näitan, siin on 2 kaamerat. Sellega põhimõtteliselt saab teha huvitavaid asju. Näiteks, et skaneerida seda ruumi siin ja siis panna see ruum nagu mängu sisse, et kui mängus tuleb mingi tont seina tagant, siis ta päriselt ka tuleb selle seina tagant, mis me oleme sisse skänninud. Poiss jookseb. Jooks peitu. Nii, sa pidid sihtima ilusti, sa pidid hindama sihtimise kvaliteeti. Sa oled kunagi varem ka selle snaiperiga sihtinud, et on mingi vahe sees või? No, ei. Miks? Sest põhiline probleem on sama, kus on see, et käed värisevad ja sul ei ole reaalset relva, mida toetada ja siis on nagu mingi Parkinsoni haige. Kusjuures võib-olla kaart on tõesti krispim. Sa nagu muidu tavalise vaivil on selles, et sa pead nagu nii tegema, et lugeda tähti välja, aga siin on niiviisi D5 lebo. No aga õnneks enamus mänge on praegu juba arvestanud sellega, et ekraan on kehva ja siis enamus teksti on tohutu suur juba niikuinii. Jah. Mu otsaesine on valus. Ja see oli huvitav, meil mõlemal hakkas räigelt suruma siia. Don't know, man. Ma enda meelest, see ikka nagu vähetanud. Ma ei tea. Keeruline öelda, võib-olla see on Vive'i stock padding, mis on prügi. Üheti on tegu sellise laheda asjaga, mida VR-entusiastid kõik mõtlevad, tahaks, nii väga tahaks, aga ma avastasin äkki, et mul ei oli palju raha. Ja, et öeldaksegi tihti, et see on tõesti parim seadeldud ja nagu parim prillipaar, mis praegu on saadaval, aga nagu parim siis, kui sa oled entusiastlik kodukasutaja, kellel on palju raha. Ja kui sa oled VR-mängukeskus, kelle seadmed on igapäevas kasutuses ja mis lähevad tihti nagu ka pooleks, siis minu hinnangul nagu see hetkel on niisugune kallis ja mitte oma kogu hinda väärt nagu upgrade'ida teha. Jah, sest see on nagu, ma näen 2 põhilist probleemi. Üks on see, lihtsalt sellise hooldatavuse koha pealt on see, et need kõige uhkemad HDMI kaablid, või displayboardi kaablid, mis olemas on, neid ei saa poest osta, sa reaalselt ilma naljata, me ei teinud nende nalja, reaalselt. Sa saavad selle nagu metsadesse, ilusti HTC hooldus saab see UPS-i keerukas, mille sa paned pakki peale, UPS-i ja siis UPS-i peale võtame. Ja siis nad viivad selle garantiisse ja siis sul tuleb hädapärast, kui meenias teada, et saame kätte, et kõik tuleb parandada või siis tuleb parandada, siis saame parandada. Ja siis saavad tagasi. Pigem eelistaks seda, et me oleme headset ja meil on 20 kaablit varus, et kui kaabel läheb katki, et siis inimene ei pea koju minema, vaid me ütleme, et 2 minutit, uus kaabel, jätka mängimist. Ja asju juhtub. Ja hea on, kui nad hooldatavad ja parandatavad. Ja kui keegi mõtleb, et kas peaks endale siis koju ostma, siis ma arvan, et koju nagu alati ei ole nagu mõtet hetkel osta, et see nagu upgrade on nii pisikene, et kui sa ei tea, et see on uus display, siis sa nagu mõnikord ei märka isegi seda. Ja et kui sa nüüd päev otsab Fallouti mängi ja seal nagu menüüde siis scroll ja ei taha neid väikseid tekste lugeda, siis kõige tähtsam asi testimaks, kas üldse on Futurumi kõlbulik. Nope. Will it fit? Oota, aga pane altpoolt natukene. Nii va. Jam it in there. Mis te arvate, kas te tahaksite näha sellist asja hoopis rippumas? Like'i, kui tahad. Share'i ka. Sa ei pea tahtma, võid niisamaks share'ida. Mis on lahe on see, et ta pressib selle nuppu ka alla siin. See on ikkagi viga. Ja nüüd ta kohe. Do you want to do firmware reset? You press button long time, yes?